Hei, meie tänane teema on liht- ja liitained ning metallilised ja mittemetallilised elemendid. See teema on sinu jaoks oluline seetõttu, et kõik meid ümbritsev koosneb ainetest ja täna vaatamegi, kuidas me saame neid aineid jaotada. Räägime aga kõigepealt läbi, millest ained koosnevad. Ained võivad koosneda aatomitest, molekulidest või ioonidest. Aatomiga oled sa juba tuttav. Tema on üliväike aineosake, mis koosneb aatomi tuumast ja elektronkattest. Aatomite kohta öeldakse ka, et nemad on aine ehituskivideks. Molekul on juba suurem aineosake, mis koosneb omakorda aatomitest. Ehk siis mitmed aatomid koos moodustavad molekuli, mis on juba suurem üksus. Ja joon on laenguga aineosake ning joonidega tegeleme juba õige pea järgmiste teemade juures. Kuidas me saame aga aineid jaotada? Aineid saame me kõigepealt jaotada lihtaineteks. Lihtaine koosneb ainult ühe keemilise elemendi aatomitest ning lihtaineid saab veel omakorda jaotada metallideks ja mittemetallideks. Lihtainete kõrval on meil olemas aga ka liitained ja liitained koosnevad mitme keemilise elemendi aatomitest. Kordame veel üks kord üle. Lihtained on ained, mis koosnevad ainult ühe keemilise elemendi aatomitest. Allpool joonistel näed sa 3 erinevat lihtainet. Vasakul pool on kujutatud magneesiumi aatomit, keskel on kujutatud hapnikumolekuli ning paremal pool on kujutatud väävlimolekuli. Hapnikumolekuli puhul näed sa, et see koosneb 2 hapnikuaatomist. Ning kui sa väävlimolekuli puhul suudad nüüd kiiresti kõik aatomid kokku lugeda, siis saadki teada, et väävlimolekulis on 8 väävliaatomit. Lihtaineid jaotasime me metallideks ja mittemetallideks ning perioodilisustabelist leiad sa metallilised ja mittemetallilised elemendid, kes lihtainetena esinevad siis vastavalt metallidena või mittemetallidena. Vaatamegi nüüd korraks perioodilisustabelit. Me näeme seda, et perioodilisustabelis on kasutatud erinevaid värve ning sa näed, et selles perioodilisustabelis on metallilised elemendid tähistatud sinisega ja nad paiknevad perioodilisustabeli vasakpoolses osas. Sa võid aga ka öelda, et metallilised elemendid on koondunud perioodilisustabelis vasakule ja alla. Veel näed sa seda, et suurem osa perioodilisustabelis olevaid elemente on metallilised. Metalliaatomitele on iseloomulik, et nende välises elektronkihis on vähe elektrone. Tuletan sulle siinkohal meelde, et A-rühmade elementide korral näitas rühmanumber väliskihi elektronide arvu ning kuna metallilised elemendid asuvad väiksema rühmanumbriga A-rühmades, ongi nendele vastavate metallide aatomite välises elektronkihis vähe elektrone. B-rühmades asuvate metalliliste elementide aatomitel on enamasti välises elektronkihis 2 elektroni. Mittemetallilised elemendid on seevastu koondunud perioodilisustabeli parempoolsesse osasse ning nagu sa näed, siis mittemetallilised elemendid on selles perioodilisustabelist tähistatud oranžika taustaga. Mittemetalli aatomite väliskihis on palju elektrone, kuna nemad asuvad perioodilisustabelist suurema rühmanumbriga A-rühmades. Lisaks sellele on perioodilisustabelis veel 8. A-rühma elemendid ehk väärisgaasid, kes on tähistatud kollase taustaga. Metallid on metallilistele elementidele vastavad lihtained. Metallidele on iseloomulikud järgnevad füüsikalised omadused. Nad on head soojusjuhid ja nad on ka head elektrijuhid. Neile on omane metallne läige ja enamik metalle on hallika värvusega. Välja arvatud näiteks vask, mille värvus on punakas-kollane ja kuld, mille värvus on kollane. Metallid on plastilised ehk neid saab väga erineval moel töödelda, näiteks traadiks tõmmata, vormi valada või valtsida. Enamik metallidest on toatemperatuuril tahked, välja arvatud elav hõbe, kes toatemperatuuril on vedelmetall. Nüüd aga kiikame korraks klassiruumi ja vaatame üle igapäevaelus kõige rohkem kasutatavad metallid. Raud on hõbehalli värvuse ning keskmise kõvadusega metall. Raud on juba väga kaua olnud inimese jaoks üks tähtsamaid metalle, millest saab valmistada erinevaid tööriistu, tarbeesemeid, aga ka palju muud.
Vask on punaka värvusega metall, mida kasutatakse näiteks elektrijuhtmete valmistamiseks. Alumiinium on looduses kõige levinum metall, mis on hõbevalge värvusega. Alumiiniumil on väga hea peegeldusvõime, millest tulenevalt kasutatakse teda näiteks peeglite valmistamisel. Mittemetallid on mittemetallilistele elementidele vastavad lihtained. Mittemetallid on omavahel palju rohkem erinevad võrreldes metallidega ja seega on ka neile ühiseid iseloomulikke füüsikalisi omadusi palju vähem. Siiski ei juhi enamik mittemetalle elektrit. Nad on halvad soojusjuhid ja enamasti on nad ka tuhmid. Kiikame nüüd aga korraks klassiruumi ja vaatame üle igapäevaelus kõige rohkem kasutatavad mittemetallid. Süsinik võib olenevalt aine struktuurist olla lihtainena nii teemant, mida kasutatakse näiteks ehete valmistamise jaoks, kui ka grafiit, millest tehakse näiteks hariliku pliiatsi terasid. Jood on tavatingimustes tahke hallikas läikiv aine, mida kasutatakse näiteks haava ümbruse puhastamisel jooditinktuuris. Väävel on kollane kristalline aine, mida kasutatakse mineraalväetiste, värvide ja ka tikupeade valmistamise jaoks. Liitained on ained, mis koosnevad mitme keemilise elemendi aatomitest ning allpool näed sa 3 erinevat liitainet. Vasakul pool on sul ära toodud veemolekul, mis koosneb 2 vesinikuaatomist, mida on kujutatud valge pallikesena ning 1 hapnikuaatomist, mida on kujutatud punase pallikesena. Ehk see liitaine koosneb 2 vesinikuaatomist ja 1 hapnikuaatomist. Keskel näed sa süsihappegaasi molekuli, mis koosneb 2 hapnikuaatomist, mida on tähistatud punase pallikesena ning halli pallikesena on kujutatud süsinikuaatomit. Seega saadki sa öelda, et süsihappegaasi molekul koosneb 1 süsinikuaatomist ja 2 hapnikuaatomist. Ja viimasena on sul ära toodud etanooli molekul ja sa näed seda, et see koosneb 1 hapnikuaatomist, 2 süsinikuaatomist ja 6 vesinikuaatomist. Selle jaoks, et natukene kompaktsemalt võtta kokku ainete koostist, kasutatakse selle väljendamiseks aga molekulvalemeid. Molekulvalem näitab, milliste keemiliste elementide aatomitest molekul koosneb ja kui palju neid molekulis on. Molekulvalem on keemikute keeles ainete üleskirjutamise viis. Keemilise elemendi aatomite arvu molekulis näitab indeks ning indeks kirjutatakse väikeselt vastava keemilise elemendi sümboli järele. Nüüd proovime aga ise koostada 3 erineva aine keemilised valemid. Vasakpoolsel joonisel näed sa seda, et see aine koosneb 1 hallist pallikesest ja 4 valgest pallikesest. Halliga tähistatakse süsinikuaatomit. Seega saame me kõigepealt kirja panna süsiniku sümboli ning valgega tähistatakse vesinikuaatomit. Seega süsiniku sümboli kõrvale saame kirjutada ka vesiniku sümboli. Sa näed aga seda, et süsinikuaatomeid on selles molekulis 1, kuid vesinikuaatomeid on 4 ning seega saadki sa vesiniku juurde alla indeksisse kirjutada 4. Veel saad sa siit valemist välja lugeda, et selle aine puhul on tegemist liitainega, kuna ta koosneb 2 erineva keemilise elemendi aatomitest. Keskmisel joonisel näed sa 2 sinist pallikest. Sinisega tähistati lämmastikuaatomit. Seega saame me kõigepealt kirja panna lämmastiku sümboli. Ja kuna sa näed, et selles mudelis on 2 lämmastikuaatomit, siis me saame ka lämmastiku sümboli juurde kirjutada indeksiks 2. Veel saad sa sellest molekulvalemist teada, et lämmastiku puhul on meil tegemist lihtainega, kuna ta koosneb 1 ja sama keemilise elemendi aatomitest. Viimasena näed sa natuke keerulisemat struktuuri, mis koosneb 1 pruunikast pallikesest, 4 punasest pallikesest ja 3 valgest pallikesest. Pruuniga tähistatakse fosforiaatomit, punasega hapnikuaatomit ja valgega vesinikuaatomit. Sa näed seda, et selles molekulis on 3 vesinikuaatomit. Järelikult vesiniku juurde indeksisse saame me kirjutada 3. Lisaks on selles molekulis 1 fosforiaatom ja 4 hapnikuaatomit ehk hapniku juurde indeksisse läheb 4.
Seega ka selle aine valemi analüüsist järeldub, et tegemist on liitainega. Loodan, et ainete jaotamine ja nendele iseloomulikud omadused on sulle nüüd selgemad ja edaspidi läheb ainete valemite koostamine juba lihtsamini.